et kell tiksub, aeg jookseb ja mul on teile täna päris palju rääkida. Millest ma siis täna teen juttu? Jutt on siis kosmeetikatoodetest ja kogu see lugu, mis täna eetrisse tuleb, on siis inspireeritud sellest, et ETV2 näitas ühel päeval väga kihvti doksarja või siis dokfilmi. Ma sain aru nii, et talle tuleb järg. Oli vist pealkiri tal Mürgine ilu või midagi sellist. Aga te saate seda kindlasti vaadata järelvaatamises ja nii edasi, et mina siis praegu Rahvusringhäälingule reklaami ei tee, teen hoopis endale. Aga võtan hästi lühidalt kokku, et tõepoolest oli see dokfilm ülevaatlik, tõepoolest oli ta väga natuke dramaatiline, minul oli teda raske jälgida sellepärast, et minule lihtsalt sellised USA üle sellised dramatiseeritud asjad nagu hästi peale ei lähe, samas, aga võib-olla tõesti just nii tulebki neid asju serveerida, kui sa inimesele ikka seda tonti punaseks ei tee, ega ta siis ikka ei märka küll. Just. Ja kuna seal oli nagu hästi suur fookus sellistel Johnson & Johnson toodetel, siis nendel samadel talki sisaldavatel kehapuudritel ja nii edasi, et jällegi, vaadake ära, kuulake too film ära, kindlasti paneb mõtlema ja nii edasi. Ja selge see, et nagu laviinina tuli mulle palju kirju täpsustusega, et oi, kas ikka vaatasid, oi, et kas ikka seda nägid, oi, kas ikka seda panid tähele. Ja tegelikult mulle oli see lugu, mis ma täna loen, juba päris ammu plaanis. Plaanis oli ta sellepärast, et siin suvelt tuli juttu sellest, et võiks rääkida pakenditest, nendest sisalduvates ootudes võiks rääkida veel tollest, teisest ja kolmandast. Aga kui juba praegu teema nii tuliselt üleval, võtame kätte ja räägin siis enda poolse asja veel kord üle, mis ma sinna filmile oleks tegelikult tahtnud lisada. Äkki järjest tuleb, mine tea, küsija suu peale lööda. Ja miks räägin mina, miks võtan mina sõna? Esiteks olen ma hariduselt biokeemik, mis tähendab seda, et mikrobioloogiaga, biokeemiaga kogu seda keha toimimist, keha ainevahetust, seda kõike puudutavat olen ülikoolis õppinud 5 aastat. On lisandunud päris mitmeid teisi kraade, kaasa arvatud kliiniline aroomiterapeut, aga ma arvan, et ma ei hakka neid üles lugema, ma videosse lugesin nad ükskord kõik ära, vaata minu YouTube kanalit ja küll sa sealt kõike leiad. Aga kuna see keemiainsener, kuidas ma ütlen, siis pöllerdab pagunitena minul ilusasti kogu aeg kaasas, siis sõna ma võtan ja võtan veel ka sellepärast, et circa 12 aasta eest sai tehtud päris mitu sellist naiste tervist puudutavat liikumist, olen olnud ka Tallinna tervisenõukogu liige, et valdkonnaga päris tihe kokkupuude olnud kogu aeg. Ja sellisest olmekeemiast, mis meid varitseb purkides, mis on meie pesuainetes, mis on meie igapäevatoodetes, sellest on tegelikult räägitud aastaid. Aga ma arvan, et otsega lõppu ei tule sellepärast, et ka korporatsioonid tahavad elada, kõik tahavad saada natuke raha või natuke rohkem raha ja ainult sina vastutad iseenda tervise eest, seega ainult sina saad tõsta oma teadlikkust. See tähendab seda, et ainult sina teed neid valikuid, mis mõjutavad sinu tervist või sinu pere tervist. Ja sellest tahangi rääkida täna. Nii et ma tõmban selle võib-olla tänase juturingi natukene hästi kitsaks. Ma täna vaatleks siis ainult siis kosmeetikatooteid, olme kosmeetikatooteid ja need, mis puudutavad pakendeid, need, mis puudutavad toiduainet. Minu täispikk haridusnimi ei ole mitte lihtsalt biokeemik, vaid toidukeemik tegelikult, nii et sealt nagu need teadmised ka tulevad. Aga need ma jätaksin siis sellest asjast kõrvale, muidu see jutt tuleb pikk ja väga väsitav, nii et võtame siis täna ette kosmeetikatooted ja räägime siis need peamised asjad, mida mina arvan ka, et nendele tuleks rohkem pöörata tähelepanu. Ma seletan sulle ära, kes on ksönoestrogeenid ja ma võtan hästi jooksvalt kokku, millised võiksid olla need väljapääsud, sellepärast, et seal, kus sa näed, kui oskad seda tonti nagu ilusasti maalida, siis tuleb ka öelda, mida kõike võib siis teha selle vältimiseks või vähendamiseks. Nii et lähme siis meie ilusate riiulite juurde.
mõni lõhnab paremini, mõni natuke halvemini, mõni näeb kirevam välja, mõni näeb lausa roheline või lilla välja. Nii et asju on täna palju. Mõned meist on lausa kolinud apteeki ja nimetavad ennast justkui nagu tervisetoodeteks, aga proovime siis kogu selles kupatuses kuidagi hakata orienteeruma ja proovime seda teha niimoodi, et oleks ka lihtne ja mugav. Aga mul oli alguses, sa näed siin praegu hästi koledat pilti, mul oli alguses plaan näidata circa niisugust minutilist tragöödiavideot, aga kuna ma ei tea, võib-olla see tuli sellest, et värskelt vaatasin paar kaadrit tollest Mürgise ilu dokfilmist üle ja kuidagi võib-olla selline üledramatiseeritus mõjus ka mulle. Nii et tegelikult ma tahtsin sulle näidata, mismoodi näeb välja üks õnnetu lind, kes on läbi elanud naftareostuse ja milline näeb välja just nimelt see puhastatud, isegi mitte puhastatud, vaid puhastusainete, ehk siis see jääk, mida need teadlased ja Greenpeace'ilased ja kes seal kõik veel on nendest naftast reostatud piirkondades kätte saanud, milline asi see tegelikult on, mis asi on nafta. Ja miks see nafta lugu? Ma ei näita seda videot, ma lähen ikka teemaga edasi. Ja mis ühist on tollel koledal õnnetul linnul ja siis sellel imelisel kreemitopsikul ongi see, et väga palju on just nimelt neid naftasaadusi, neid samu sünteetilisi aineid, mida inimkäed on teinud, mida inimaju on välja mõelnud, aga mitte see kõrgem vaim või ma ei tea, kes on siis selle meie keha loonud, konstrueerinud ja toimima pannud. Nii et paraku see nafta on roninud sinna kreemipurki ja teeb mitte ta seda kõike paremat ja head sinu keha terviseks ei teeni. Ja vaatame siis üle need, millest ma rohkem oleks tahtnud rääkida, et vältida seda, et see imeline pilt muutub selliseks sinu käte vahel. Ja seega lähme ja proovime tundma õppida mõnda gruppi. Ma ei hakka nüüd neid aineid kõiki nimepidi siin ette lugema, aga ma panin nad sellistesse gruppidesse, mida mitte ainult mina, vaid ka väga paljud teadlased, kes puutuvad valdkonnaga kokku, spetsialistid, kes puutuvad valdkonnaga kokku, on tegelikult siis, mitte nüüd me ei ole kokku leppinud, kindlasti mitte, aga on siis tunnistanud ja tunnustanud, et häda võib nendest tulla. Ja alustame siis sulfaadid ehk pindaktiivsed ained, mis lahustavad rasva, mis lahustavad siis valgujääke meie kätel, meie nõudel ja juustel ja kehal ja nii edasi. Me tunneme neid sellise lühendi järgi nagu SLS, mis tuleb siis soodiumlarüülsulfaadist, on ka teisi derivaate ehk siis teisi nii-öelda alias nimesid, mille alla võivad needsamad sulfaadid olla peidetud sinu sellisesse juuksehooldustoote, pesukeeli, dušikeeli, vedelseebi pudelisse purki ja nad on kõik kantserogeenid ja põhjustavad nii nahaärritusi, silmakahjustusi, jällegi miks silmakahjustusi, sellepärast, et kui sa pesed pead, üldjuhul on nad väga levinud just nimelt šampoonidest, juuksehooldustoodetes, eks ju, põhjustavad ekseeme ja eriti kummalisena võib-olla võiks mõjuda selline sõnaühend sellisel šampoonil või juuksehooldustootel, et näiteks ta on kõõmavastane või rasuse peanaha rahustamiseks, milleks iganes veel või tundlikule juustele. Ja sa leiad sealt toote koostisest sulfaadid. Mis nad teevad? Nad tegelikult kuivatavad hästi mõnusalt ära selle peanaha. Aga mis on nende kõige suurem traagika? Ma võib-olla tooks sellise mõiste või ütleme sellise võrdluse siia juurde. Nad on justkui nagu sellised, ütleme taksod, hästi kiired taksod või siis sellised Bolt või mis nad iganes on. Meil praegu tänavatel ringi uravad ja nad viivad kaasa kõik selle, mis sulle pole hea endaga. Nad on nagu transportagendid, kes viivad selle kõik sinu pereringesse. Et see on normaalne, et keha reageerib nahaärritusena. See on normaalne, et keha reageerib mingisuguse kaitsena, ta proovib seda kihti pealt ära saada. Sealt tulevad need nahaärritused, sealt tulevad need ekseemid ja nii edasi.
Et ma ei hakka praegu neid tootemärke tooma ja ma ei toogi oma jutus mitte ühtegi tootemärki, sest ma ei ole nagu see ühiskonna politseinik, ma olen pigem ikkagi teadlane, kes tahab sinulist teadmist viia, aga mitte siis näpuga näidata, et näed, tema tegi ja tema tegi rohkem. Et kindlasti võib-olla ka see sama film, millele ma mitu korda siin viitan ringhäälingu valikust, siis Mürgine ilu, mis ta oli, et seal nagu kogu aeg näidati näpuga, kui mitu miljonit siis saadi kätte Johnson & Johnsoni käest. Ma arvan, et see tee ei ole päris õige. Ma arvan, et õigem oleks ikkagi sulle jutt ära rääkida, toetada ja aidata sind, kui sa oled huviline tegema tervislikumaid valikuid endale. Aga see näpuga näitamine, igaüks siis vaatab ise, mis seal koostise pudeli peal kirjas on. Järgmine grupp on siis parabeenid. Nad on oma loomult siis sellised säilitusained, seepärast, et neid lisatakse tohutult selleks, et vältida igasuguse mikrofloora arenemist sinu imelises kreemis, juuksehooldustootes, dekoratiivkosmeetikas, dušikeelis, vedelseebis, niiskes, salv, rätikus ja isegi ravimites, seepärast, et kui sa vaatad ka selliseid ravimina tuntud asju, pane tähele, et tervisekaitse nagu ilgelt vaatab järgi ka, mis sul kõik sinna kehasse läheb, aga kuidagi need libisevad ilusasti sinna sisse. Just nimelt selleks, et anda pikk säilivus iga nendele toodetele, eks ju, mis muidu sureksid ära, piltlikult öeldes, kusagil kuu, mõnks 3. Ja need on siis erinevad metüülparabeenid, etüülparabeenid, propüülparabeenid ja igasugused muud parabeenid, nii et ühesõnaga, kui sa näed, kas neid E-ühendeid, nad on siis kõik alates E214 kuni 219, siis, või on tema lõpus parabeen, siis pane tähele. Sul on jällegi tegemist selliste keemiliste ühenditega, mis lõppkokkuvõttes on kantserogeenid. Ja põhjustavad taas mida? Nahaärritused. Veel kord, ma kordan, see on normaalne, et nad kõik põhjustavad nahaärritused, sellepärast, et su nahk on su keha suurim organ, seda on meil circa 3 kilo. Teiseks on ta sinu kaitseorgan ja muidugi ka väljutusorgan, nii et see, et nahk reageerib esimesena ja võib-olla teinekord ülereageering, eks ju, see sama nahaärritus, ekseem, allergia ja nii edasi. Et see on tegelikult normaalne reaktsioon, et täna oma nahka selle eest, et ta sulle märku annab, et sulle need asjad ei sobi. Ja ma kriipsutasin siin alla ka veel ühe sellise seisundi või ilmingu, mida võib siis parabeenide üleküllus põhjustada, on siis fotovananemine. Ehk mitte nad ise ei põhjusta vananemist, vaid siis, kui sa lähed välja ja sa puutud UV-kiirgusega kokku, siis keemia muutub veel teistsuguseks keemiaks. Keemial on kombeks muganduda, keemial on kombeks reageerida ühe või teise füüsilise või keemilise nähtusega või siis ainega, süsteemiga ja ta põhjustab fotovananemist. Nii et jällegi, kui me vaatame mõnda noorenemist või kortsude vastasust pakkuvat toodet, siis ole hea, vaata palun koostis üle, näed parabeene, pane siis oma hallitrakud, nii nagu ütleb üks tuntud detektiivseriaalidest just, et pane need hallitrakud tööle ja mõtle täpselt järgi, kas sul on seda ikkagi vaja. Nii, järgmine grupp on meil koolid. Kasutatakse niisutusagentide emulgaatorina. Kõige enim levinud, kõige enim kasutatav, sellepärast, et ta on julmalt odav, on siis propüleenglükool ja polüetülenglükool, mida siis lühendatuna leiad sa purkide peal PEG ehk PEG nimetusena. Samas ka potileen, glükoolid ja nii edasi, nende oksiidid ja muu sinna juurde kuulub. Nii et glükoolid on see perekond, mida sa võid leida kreemides, seerumites, juuksehooldustoodetes, ka puhastusvahendites, desinfitseerimisvahendites. Ja võt, siin on nagu üks huvitav asi, mida tahaksin nagu rõhutada. Need samud glükoolid, eriti siis see propüleenglükool, mõeldi välja selleks, et kasutada teda autos, et külmutusvastase agendina, ehk siis antifriisina, et klaasipesuvedelik ka, eks ju, tunned teda väga hästi. Ja vaata, mis sinna selle pudeli või purgi või selle kanistri peale kirjutatud on, et kokkupuutel nahaga kindlasti kohe ära pesta ja mida kõike veel ära teha.
Ja siis ma leian ta kreemist, eks ju, või juuksehooldustootest või mõnest muust asjast, mida sa lausa hõõrud ja kohe hoolega hõõrud oma nahale ja surud selle imeliselt oma vereringesse. Jällegi, propüleenglükool, üldse kogu see glükoolide perekond, mida ta teeb, ta imehästi seob vett. Nii et jällegi, kust minul jälle see praktika tuleb, et väga palju teen siis valdkond kehapraktikat, millega ma tegelen. Omal ajal oli hästi palju tegemist fitnessi võistlejatega, kes valmistasid siis oma keha selleks, et viia ta lavale, saada sealt karikaid. Just. Ja tihti puutusin ka sellega kokku, et oi nahk on nii kuiv, oi nahk on nii kuiv. No see on ilmselt sellest, et ma olen praegu siis sellel kuivataval dieedil, välistasin need ja need ained ja kunas ma neid kehasid tundsin, ehk siis me tegime erinevaid kehaprotseduure, siis mulle endaga, su keha on kogu aeg kuivanud, su nahk. Ja siin ei ole selle dieediga ausalt öeldes, noh jah, ta mingil määral mõjutab, aga otsest põhjust ei ole. Et aga mis ma tunnen ja näen, sa ikka kohutavalt palju kasutad neid lõhnavaid kreeme. Ja, aga ma muidu üldse ei saaks, nad kuivaks ju veel rohkem ära. Aga jäta kõrval, vaata, mis juhtuma hakkab. Ja üsna tihti oleme siis täheldanud seda, et kusagil kuu aega, muide 30 päeva on üldjuhul see aeg, millal sinu keha naharakud siis uuenevad, asenduvad. Et umbes kuu aja pärast sa panedki tähele, et tegelikult ei olegi kuiva nahaga tegemist, kui oled siis ühe või teise toote kõrvale jätnud. Jällegi, ma ei ütle, et see on reegel, aga jällegi, see on üks minu tähelepanek ja 12 aasta jooksul praktika jooksul näed ikka üht oma teist, kui sa oled valdkonnaga tegelenud. Nii et jällegi, kui me räägime sellest, et ta on fantastiline niisutaja, aga tema niisutus on nüüd hästi omamoodi, et ta ei tee seda selle arvel, et ta seob õhuniiskust sinu nahaga, toob seda siis just nagu juurde. See ei käi nii, see on täiesti loodusseaduste vastane. Mida ta teeb? Ta toob nahapinnale rohkem välja sinu enda keha niiskust, nii et ta teeb seda sellegi poolest nii-öelda sinu rahakoti, sinu tervise arvelt, aga milleks teda siis enam kasutatakse, on see, et ta on fantastiline tootekoostise hoidja, muidugi ka säilitusaine, ehk siis emulgaator ja siis selline bakteritsiidse ja fungitsiidse omadustega aine, mida siis kreemidele ja mitte ainult siis kreemidele, hoolduskosmeetikale lisada. Nii, järgmine perekond, formaldehüüdid. No siin on minu enda isiklik tutvus nendega olnud. Ma tean, mis tähendab hingamisteede kahjustus. Ja jällegi ta kuulub siis selliste viimasel peal säilitusainete hulka, sellepärast, et formaldehüüd on see, mille sisse siis vanasti, kui oli vaja, siis formaldehüüdi sees säilitatakse siis laibad, kuidas neid niimoodi anatoomikumitest tuntud sellised igasugused organid, need te leiate ka kõik formaldehüüdi lahuse sees, nii et fantastiline säilitusaine. Jällegi meie kosmeetikatööstus on väga osav ja teadlased väga leidlikud ja sa ei pruugi leida sõna formaldehüüd oma siis vastava kreemipotsiku pealt, aga mis ta veel armastab, ta siis, ma just kriipsutasin alla, pane tähele, et kõik seda niinimetatud uurejat sisaldavad vananemisvastased tooted ja ma ei tea, mis nahapuhastustooted ja muud, üldjuhul see on lihtsalt mugandunud formaldehüüd. Nii et jällegi tuleb vaadata, et kas see kusiaine või siis see uureja, mis kreemi sisse on lisatud, kas tal on ikka looduslik ja päris päritolu või tegemist on ikkagi kahjuks formaldehüüdiga, mis kannab paraku täpselt samasugust nime. Jällegi E240 on see säilitusaine, mille järgi saab formaldehüüdi võid ära tunda. Kust leiame? Väga palju on seda formaldehüüdi kasutatud just sellistes vanni- ja kehaõlites, näiteks oled teda palju näinud. Ja muidugi kreemid ja muidugi juuksehooldustooted. Tegelikult me leiame formaldehüüde praktiliselt kõik, et ma ei räägi ka nendest formaldehüüdidest, mida me leiame ka erinevatest ehitusmaterjalidest ja viimistlusmaterjalidest, aga ma lubasin, me täna jääme siia selle kosmeetika riiuli juurde pidama
ja ärme siis väga laiali valgu, et sellisest keskkonnasõbralikkusest toidulauast plaanin teha siis, mitte nüüd just täna, aga ehk võib-olla lähimal ajal või siis proovin vähemalt sügise jooksul need asjad ära teha. Nii, läksime edasi. Ja nüüd tuleks siis selline grupp, kuhu ma panin kokku, ütleme siis mineraalõlid. Võib-olla ei ole aus panna neile nimeks säilitusaine. Võib-olla oleks aus üles tunnistada ja olles ise looduskosmeetika tootja, nii et ma ei ole mitte lihtsalt guugeldanud kokku neid asju, vaid ma olen neid kõiki läbi uurinud, sellepärast, et valides enda tootmisesse vastavaid tooraineid, olen ma väga põhjalikult vaadanud, mida kus saab kasutada, milline asi annab kestvust ilma, et ma peaks pöörduma naftatööstuse poole, ehk siis ilma selliste sünteetiliste ainete hakkama saada. Olen palju külastanud omal ajal messe, olen palju käinud erinevatel valdkonnakoolitustel ja nii edasi, aga see selleks, nii et see kõik, mis ma sinuni toon, tegelikult pärineb minu enda sõnas mõttes läbi käidud teekonnast ja tulen nüüd tagasi mineraalõlide juurde, millest tahtsin rääkida. Ongi nüüd see, et olen aus ja räägin siis kogu kosmeetikatööstuse nimel ehk odavamat, lihtsamat, kaua säilivamat asja kui mineraalõli, näiteks vaselin, parafin ja nii edasi, no lihtsalt pole olemas. Mis asi see on? Et kõigepealt võetakse nafta siis tummistatakse ära, ütleme siis nii, et muistained võetakse tast välja ja siis hakatakse teda veel hullema keemiaga valgendama, selleks, et saada siis läbipaistev ollus, nimetame siis teda kas vaseliniks, nimetame teda siis parafiniks, võetakse ära loomulikult lõhn ja nii edasi ja järgi jääb see, mida ma nimetaks siis kilekotiks. Ja vaata, kui hästi ta töötab, vaata, kui hästi vaselin tegelikult ju niisutab, aga kui sa tõmbad näiteks kummikinda oma kätte ja teed päev läbi sellega tööd, võtad ära, vau, täiesti vesi sees, eks ju, kust ta tuli. Aga tuli sellest, et su käsi higistab seal sees. Me teinekord teadlikult paneme kile peale mõne protseduuri käigus selleks, et just nimelt sellist kehareaktsiooni esile kutsuda meelega. Me teeme seda lühiajaliselt, kontrollitud ja teatud eesmärgiga. Aga kui kasutada neid tooteid, mis ummistavad ära sinu poorid, mis panevad kinni, jällegi ma rääkisin, nahk on 3 kilo, ta on keha suurim organ, ta on kaitse ja ta on väljutussüsteem. Ta on sinu lümfisüsteemi üks olulisemaid mängureid ja kui see panna kinni, kui sa mind keha proovib leida kindlasti teise tee, kuhu need kahjulikud ained panna, aga sellest ma räägin kohe mõne slaidi pärast. Nii et jällegi tegemist on odava ja suht mitte rikneva ainega just ja teda siis nagu armastatakse panna kreemidesse, jällegi need samad vanni ja beebiõlid, jällegi sa leiad teda ravimitest, eriti parafine on armastatud panna erinevatesse salvide sisse ja muidugi dekoratiivkosmeetikat. Siin ma nagu puudutaks põgusalt korra neid huulepulkasid, et vaata palun, mis on sinu huulepulga aluseks, millest ta tehtud on. Ja teine asi on see, et kui me nüüd räägime ka sellistest, mitte siis kõik naised võib-olla ei kuritarvita dekoratiivkosmeetikat, aga jällegi, kui me räägime sellest, et kasutame ju ka neid hügieeniülepulkasid palju, et istume kuivas õhus ja kütteperiood hakkas pihta, siis ole hea, vaata, millest koosneb sinu huulepalsam. Vaata, ole hea, millest koosneb sinu niinimetatud niisutustoode. Et kui seal on ikkagi sees parafin, kui seal on vaselin, kui seal on ma ei tea, glütseriini põhine asi, jällegi, kas see glütseriin on loodusliku päritoluga või mitte, et jäta endale lihtsalt üks asi meelde. Mineraalõlide peamine kasutusala on olla autokütus, mitte sinu keha, ütleme selline sinu keha eest hoolt kandev toode. Nii, talaadid, jällegi sellised kurjajuurekesed ja neid hirmsasti armastatakse panna just nimelt sellise koostise struktuuri parandajatena ja loomulikult ka
aroomi parandajad selles mõttes, et nad aitavad kinnistada seda aroomi. Ja eriti palju leiame ftalaate just nimelt erinevatest parfüümidest ja deodorantidest. Et see on siis see keemiline ühend, mis nagu pitserdab ära, mis paneb nagu ümbrikuse selle lõhnamolekuli selleks, et ta kauem püsiks ja oleks siis, nagu seal mõni deodorant lubab, et siis see efekt kestab seal 48 tundi või ma ei tea, kui mitu 100 tundi. Nii. Kuidas sa leiad nad üles? Jällegi on erinevad ühendid, jällegi on erinevad nimetused, kui on aus tootja, kirjutab ära, et tal sees on seal ftalaadid ja nii edasi. Aga nad muganduvad veel selliste abreviatuuride ehk siis täheühendite alla nagu DEA ja TETA. Jällegi palju kirjutatud triklosaan, mille sa võid leida isegi hambavastast, ja bisfenool A. Ja bisfenool A ehk BPA on pigem pakendit puudutav temaatika, sellegi poolest võib teda leida ka sellise olmekosmeetika koostise seast, aga pakenditest, nagu ma ütlesin, tuleb siis eraldi jutt, eraldi teema. Nii, kust leiad? Igalt poolt leiad jällegi dekoratiivkosmeetika, parfüümid, küünelakid, juuksehooldustooted, kreemid, päikesetooted ja nii edasi. Et mis nad teevad? Kahjustavad hingamisteid, maksajaneere. Nad on suhteliselt rasked molekulid, hingates neid sisse jällegi, ma ütlesin keskkonnast, me räägime ka mõni teine kord, kus jällegi tulevad meil jutuks need viimistlusmaterjalid, ehitusmaterjalid ja nii edasi. Aga hingamisteid, maksajaneere, need on jällegi meie kõige olulisemad väljutussüsteemid, hästi kõige vingem ainevahetus muide toimubki sinu kopsudes, sellepärast, et seal on ta kõige kiiremini, seal on ta ikka lausa, ma ei tea, see on nanorakukese tasandil, kui nii võib öelda. Ja siin nagu, millele eriti tähelepanu pöörata just need jälle päikesekaitsetooted, et võib-olla praegu enam ei ole nii aktuaalne, aga mine tea, inimesed äkki lähevad reisima, et siis eriti mida vingem faktor, seda rohkem palun vaata seda, mis ta sealt pudeli või purgi pealt leiab. No nii, ja nüüd tuleb minu lemmikgrupp ja eriti ma tahaks rääkida parfüümidest ehk lõhnaainetest, mille sa leiad toote koostises jällegi erineva nime alt, fragrance, parfüüm, mida iganes, essential oil blend, mine kokku kohe maha lausa niisuguse nimetuse juurest, essential oil blend ja arooma ja nii edasi. Võivad ka mugandada erinevate E-lühendite alla, aga mis ma tahan öelda? Kõik sünteetilised lõhnaained kahjustavad kesknärvisüsteemi. Nad mõjutavad igal juhul kilpnääret, sellepärast, et see on meie endokriinsüsteemi osa. Nad võivad põhjustada peavalu. Nad loomulikult mõjutavad ainevahetust ja kogu sinu hormonaalsüsteemi tööd. Nad teevad seda sellepärast, et meie keha on niivõrd üles ehitatud reageerima lõhnadele. Meie enamus kehaprotsesse, erinevaid reaktsioone, erinevaid ainevahetuse momente, ka suguorganid ja ka meie, ma ei tea, seedeorganid, enamus reaktsioone, enamus protsesse on üles ehitatud lõhnamolekuli kaasabile. Sellepärast, et jällegi lõviosa meie sellisest emotsionaalsetest reaktsioonidest, meie kehareaktsioonidest, meie füüsilistest reaktsioonidest, neid koordineerib ajuosa nimega limbiline aju. Ja limbiline aju on otseses seoses meie meie haistmismeelega, sellepärast, et haistmismeel on limbilise süsteemi lahutamatu osa. Ja jällegi, kes on käinud, kuulanud minu loengut, käinud töötubades, ma räägin just nimelt sellest limbikast niivõrd palju, just see, et ta mõjutab meie reaktsioone, et ta mõjutab meie emotsioone. See kõik on üks üksus nimetusega meie keha ja pole süsteemi, mida sünteetiline parfüüm ei mõjutaks. Nii et selles mõttes ma võib-olla pööraks tähelepanu, mitte isegi ma ei pööraks tähelepanu sellele, ma toon ühe näite. Üsna tihti minu kui siis raamiterapeudi poole pöördutakse küsimusega, et kuule, et aga vaatan, et tahaks toetada või tahaks aidata oma tuttavat sugulast, mida iganes kedas. Aga ta on praegu seal nii mitmendat kuud lapseootel, et kas talle ikka võib eterlikke õlisid anda tolle või
selle seisundi parandamiseks või toetuseks? Üldjuhul ma vastan inimestele väga viisakalt, et ma ei soovita siis kasutada esimesel trimestril ja hoiduda siis nendest ja nendest õlidest. Aga kui mul on isiklik vestlus olnud, ma mõtlen päris üks-ühele, silmast silma. Siis kui ma näen, siis kui ma haistan seda inimest sõna otseses mõttes, ma tunnen neid lõhnu, mis temaga on kaasa tulnud, tema kodunt, tema riietega. Ja ma olen öelnud, et aga sinu puhul on ükskõik. Ma arvan, et sa ei peaks üldse eeterlikke õlisid kasutama. Miks mina ei või? Aga sellepärast, et sa oled juba parfüümidest ennast nii üle, kuidas ma nüüd ütlen, üle koormanud, et ma kardan, et see päris eeterlik õli ei pääsegi löögile ja teiseks ta ei pruugi sind aidata, sest lihtsalt sinu haistmismeel on praegu üle koormatud sellest, mis pole loomulik, mis on sünteetiline ja ma võin sulle pikalt rääkida, kes on ksenoestrogeen. Mõnega läheb jutt edasi, räägimegi lahti, mis asjad need ksenoestrogeenid on, täna ma räägin sulle nendest ka. Mõni kehitab õlgu ja sinna paika see jutt jääb. Parfüümid, ma ei pea siin silmas ainult neid imelisi Dolce Gabbanasid ja mida iganes, ma ei tea, Paloma Picassosid ja mis iganes muid parfüüme ehk siis lõhnaõlisid, vaid ma pean silmas kogu seda lõhnaainete kogu, mis on pesupulbris, nendes imelistes, kuidas neid nimetatakse, lõhnahajutid, mis pulgadega pannakse seal kuhugi toanurka. Kõik need kreemid, kõik need kehahooldustooted, kus sees on aromatiseeritud aine sees või siis aroomiaine sees selleks, et ära peita tolle sama vaseliini halba lõhna ja nii edasi. Et tegelikult kogu see sünteetiline, nimetame siis teda sõjavägi, tuleb ja konkreetselt niivõrd ründab sinu keha, niivõrd ründab läbi haistmismeele, läbi retseptorite, mis on sinu naha peal. Ära mõtle, et meil on ainult nina, kes tunneb neid parfüüme. Ei. Tegelikult on 15% ainult siin, ülejäänud on kõik mööda keha laiali, just ka nahk, eks ju, reageerib nendele parfüümidele. Nii et nemad justkui nagu, kuidas ma ütlen, siis natukene lollitavad ära selle meie vastuvõtusüsteemi ja reaktsioonide süsteemi ja võivad hoopis põhjustada erinevaid kõrvale, ütleme siis seisundid, mida kindlasti ei tahaks, nagu ATH lastel, nagu emotsionaalne läbipõlemine täiskasvanutel, erinevad sellised stressiilmingud, ei tea millest tekkinud üleväsimus ja nii edasi. Et tegelikult üsnagi palju erinevaid, jällegi see on niivõrd individuaalne. Minu enda isiklik reaktsioon sünteetilistele lõhnadele on lihtsalt oksendamine, muud midagi, et keha lihtsalt üleüldse kuidagi ei taha neid enda sisse ja teinekord on päris suur probleem, kui näiteks reisides pead sa peatuma kuskil, kus on, ma ei tea, need linad ja poodipesu pestud mingi imelised lõhnava pesupulbriga. Muide, hotellid, kes on juba vastava tärniga, üldjuhul nende pesu ei lõhna. Ja ta on lihtsalt puhas. Just. Ja et siis ma olen ka sunnitud teinekord kui poest endale voodipesukomplekti ostma selleks, et kui on pikem viibimine, siis suudad nagu seda ära majandada. Aga see on minu isiklik reaktsioon. Jällegi, igal ühel on see erinev ja sellistest lõhnade mõjust meie psüühikale, sellest on mul üsnagi hea kursus aroomipsühholoogia, lõhnade mõjust meie kehale, jällegi tule kuula aroomiterapiat, aga mis on minu selle jutu suund, on see, et ükskõik kui kallis, ükskõik kui odav, ükskõik kui issand, kui hea lõhnaga on see pesupulber või see, need sünteetilised lõhnad tulevad ja käituvad ksenoestrogeenidena sinu kehas. No nii, aga siit on siis juba õige aeg hakata minema nende ksenoestrogeenide juurde. Nii nagu ma rääkisin, siis nendest on jällegi üsna tihti mul olnud juttu siis, kui inimene küsib, et ei tea, kas mul ikka see aroomiteraapia sobib, aga enda riided ja asjad on siis üsna tugeva sellise sünteetilise lõhnaga. See selleks ei kommenteeri ka inimesi, ei kommenteeri brände, ei kommenteeri
ühiskonda, nagu ma ütlesin, et pigem olen teadlane, kes jagab, mitte see, kes on ühiskonna politseinik ja nagu meil siin Rakveres kombeks Maximas teineteisele peksa anda. Ma muide Rakverest pärit. Nii et lähme xenoestrogeenide juurde. Ja nad on siis sellised vinged mellikesed. Paneme siis neile nimeks petturid meie kehas. Mis nad siis teevad? Nad on siis sellised, neil ei ole östrogeenidega absoluutselt mitte mingisugust seost, nad on sünteetilised ühendid, nad on hormoonilaadsed, aga selles mõttes, et sattudes kehasse, nad hakkavad käituma justkui östrogeenid ja petavad keha ära. Ma võib-olla peaksin natukene veel ära rääkima ühe asjad, et see nüüd läheb näiteks rohkem sinna võib-olla günekoloogiasse või endokrinoloogiasse, aga ma proovin struktuurselt või skemaatiliselt. Meie kehas, naiste kehas, meeste kehas on olemas hormoon östrogeen ja tema kõrge või madal tase siis põhjustab ühte või teist seisundit. Aga point on ka selles, et me räägime ka nii-öelda östrogeeni metaboliitidest ehk siis kui östrogeen on oma töö teinud, nüüd on vaja kehal ta nii-öelda neutraliseerida ja see toimub maksas. Kui maks suudab sellega ilusasti hakkama saada, on hästi, kui ei, läheb see nii-öelda mitte lõpuni ära töödeldud östrogeen nii-öelda teisele ringile ja vot siis hakkab ta tegema kurja. Ja vot seda sama kurja teeb ka xenoestrogen, ta käitub justkui nagu mitte ära lagundatud östrogen. Nii et siis, kui keha ei oska mingit asja lagundada ja väljutada, ladestab ta selle kuhu? Rasvarakkudesse. Miks rasvarakkudesse? Seal ei ole erilist vereringet, seal ei ole ka erilist ainevahetust, see on parim ladu, kuhu mingi asi ära peita, mida ei taha, et ta tuleks vereringesse. Just. Ja see tõttu ta hakkab mõjutama kõiki kehasüsteeme. Miks ta hakkab mõjutama keha erinevaid süsteeme? Sellepärast, et jällegi rasvast võetakse aeg-ajalt miskit, millest ehitada kas või neid samu keha poolt sünteesitavaid hormoone või mida iganes muud. Ehk igal juhul mingil moel hakkab sealt asi teinekord liikuma. Eriti ma räägin sellest, kui on näiteks kehakuur, kehavormikuur, kaalulangetuskuur. Palun olge oma selle kiiresti maha võetud rasva kihiga või rasvavoltidega ettevaatlikumad, sellepärast, et see on Pandora laegas, sa ei tea, mida kõike sealt võib sinu keha hakata välja tooma ja kui sinu väljutussüsteem, kui sinu ümbertöötlussüsteem, ma pean silmas maksa, ei ole võimeline seda kõike ära töötlema, usu mind, see heaga ei pruugi lõppeda ja erinevad siis sellised kõrvaltoimed võivad ilmeda. Ja kui me nüüd räägime jälle sellest xenoestrogeenist, siis kõige enam kannatab jällegi reproduktiivsüsteem. Miks? Aga sellepärast, et ta saigi nimeks xenoestrogeen. Ta käitub nagu östrogeen. Ja kui on natuke kõrgem seesama see östrogeenide tase kehas, teatud seisundid, teatud naistel, teatud siis fertiilsusperiood ja nii edasi, ka muud sellised seisundid, mis võivad põhjustada natukene ületootmist, nagu ma ütlesin, et ka teise ringi östrogeenid, et mitte lõpuni lagundatud östrogeenid võivad seda mõjutada. Et paneme need asjad kokku, et kus nad on kõige enam leitavad, seal ka nad kõige suuremat laostustööd teevad. Ja reproduktiivsüsteemi hulka siis kuuluvad suguorganid, eks ju, kõik need emakad ja munasarjad ja nii edasi, pluss muidugi rinnamärk. Nii et jällegi kõik see, mida me ei tahaks, et kasvaks, teatud koed, raskude, eks ju, jällegi sellised, võib-olla mitte just healoomulisemad koed, et xenoestrogeen paneb kõik kohama. Jällegi me räägime, et üsna palju seostatakse ja sellel on ka teaduspõhist materjali, et need sama xenoestrogeenide ületoos võib põhjustada autismi, ATH-d, nii et jällegi, kui ma tunnen ja haistan, et inimene tuleb ja tal on hästi tugev just nimelt nende pesupulbrite ja erinevate olmekeemia parfüümide lõhn juures, siis ja ta kurdab selle üle, et näed lapsele ATH või laps on autist või see teine ja kolmas, ei pruugi alati jällegi. Ma ei ütle, et kõik on mustvalge, aga suhteliselt, eriti ATH puhul, ma olen siis öelnud, et aga proovige ära jätta siis need lõhnad, eks ju. Jah,
ei ole päris elus kõik nii ühene, aga jällegi ta on üks võimalus ja teinekord päris mõjub. No nii, et igaüks teeb oma valikud ise. Nii, aga mida siis teha? Detox. Alustame detoxist, sellepärast, et kui me tahame, et meie süsteem on võimeline siiski neid asju lavundama ja siiski neid asju ka välja viima, isegi siis, kui ta neid väga ei tunne, ta vähemalt üritab seda teha. Aga detox keha tasandil, see tähendab seda, et su maks peaks tegelikult töötama suht laitmatult. Jällegi, maksal on mitu funktsiooni, üsnagi mitu funktsiooni ja just nimelt selliste jääkainete väljutamine ei ole tema prioriteet number 1. Tema prioriteet number 1 on vereloome just ja kehatemperatuuri säilitus. Alles kõik muu tuleb pärast ja kui seda tuleb kõike palju, siis jällegi rasvarakud tulevad abiks ja säilitavad seda kuniks seniks on võimalik nende tegemist teha. Ja detoxi juurde ma seon jälle eelmise plokiga xenoöstrogeenidega ja seesamas meie päris enda östrogeenide jääkide, jällegi me räägime estradiolist ja nii edasi, aga ma ei tahaks praegu minna sellesse endokrinoloogiasse, ma räägin skemaatilisemalt ja üldisemalt, et jällegi, kui me räägime östrogeeniga lõppevate hormoonide grupist ja ka sünteetiliste ainete grupist, siis kõige paremini tulevad siin appi, kes ristikõies, just need samad kapsalised, just need brokolid, just need igasugused spinatid ja muud asjad, muide noerid ja muide ka igasugused kaalikad ka sinna juurde kuuluvad. Nii et sa saad seda kõike toetada esiteks oma toidulauaga punkt 1, punkt 2, palun joo puhast vett, lihtsalt puhast vett ja kolmas asi muidugi tuleb appi ka aromiteraapia, sellepärast et teatud protsesse meie kehas me saame võimendada ja parendada just nimelt läbi selle. Ja tulevad ka mängu erinevad taimsed vahendid, jällegi osade fütoestrogenidega on võimalik tasakaalustada meie teisi hormoone, aga sa peab täpselt vaatama, kus seisus oled sina täpselt nüüd ja täpselt praegu selleks, et mitte minna ja rikkuda asi veel hullemaks ja parandada saab ainult siis, kui sa täpselt tead oma seisundit siin ja praegu. Aga panid sa tähele, et siin slaidi peal on kirjas detox keha ja meelde tasandil. Ma mõtlesin, et siia slaidile sobib nagu väga hästi mustoost. Sellepärast, et stress ehk siis stressiseisundile omane kõrge kortisoli tase lihtsalt võimendab mitmekordselt xenoöstrogeenide toimet ja ehk siis nende ladustamise protsessi. Panid tähele, et nüüd me peaksime tegelema sellega, et esimene asi, millega üldse tegeleda, ongi sinu vaimne seisund. Sellepärast, et kui stress ainuüksi võimendab nende pahalaste, nende petturite tegevus, siis jällegi ma olen öelnud, et me teeme siin igast erinevaid asju. No, lähim asi on siin 15-17 oktoober, mis tuleb, kus me teemegi sellise naiste 3-päevase rännaku, proovime lahti muukida, kus tuleb siis kõik see, millega sa rahul ei ole ja lähed sa ära täpselt sellisena, et sul on tööriistad käes, sul on teadmised olemas, kuidas oma elu sättida. On veebikursusena ülekuulatav, järelkuulatav õnnelik kehalugu, kus jälle me räägime sellest, mis kõik saab meelde ja vaimsel tasandil ära teha. Ja mis mina loen aroomidiagnostikat veel loen sinna juurde, et täpselt ära kaardistada. Aroomidiagnostika tegelikult tihti annab meile märku sellest, milline on meie hormonaaltase, et mitte ainult aroomidiagnostika ei ole kasutuse siis, kui me tahame teada, et kas nüüd on sul läbipõlemine või sul on nüüd sundmõtted või mingisugune muu teema. Ta üldiselt annab ka päris hästi keha füüsilisest seisundist tagasisidet ehk siis portree. Aga jällegi, kui me räägime sellest, et mida võtta, mida jätta, millest alustada, siis proovime aru saada, milleks sul need kõike tarvis on. Et ärme nüüd palun loe seda, mis purgikene ütleb, et see on nüüd vasaku silmakortsu vastane ja see on nüüd parema silma, ma ei tea, seal hane, mis iganes, kuidas neid nimetaks. Vene keeles on, mis siin lapki, hane jalakis. Ja, see selleks. Või siis on, ma ei tea, parema varba küüne parandaja. Aga sinu keha vajab üldiselt, sinu nahk vajab üldiselt 4 asja. Ta tahab paremat vereringet saada, siis kui me räägime, et nahk on kuiv, siis järelikult seal on vereringe probleem. Võib-olla on toitainetes küsimus, võib-olla sinu toidulaual jääb midagi puudu, millestki vajaka.
Su nahk vajab kindlasti puhastamist, me elame siiski keskkondade ees, mis ei pruugi olla kõige puhtamad ka selles mõttes, et on, ma ei räägi ainult tolmust, ma räägin ka just nimelt erinevatest muudest saasteainetest. Ja ma räägin ka sellest, et su keha vajab ka kaitset, mitte siis ainult päikesekaitset, aga teinekord ta vajab ka külmakaitset ja muud kaitset, bakterite vastu kaitset. Nii et sul tuleb kõigepealt aru saada, kuhu sa lähed, mida sa lähed otsima, millist abi sa just nimelt vajad. Ja vaadata ka sellest, et see on näiteks akneprobleem, ütleme hästi tüüpiline, millega pöördutakse, et oi, et näed, et akne seal pojal või lapsel või endal või, et mida siis nagu teha. Puhastada on vaja ja akne on üldjuhul juba nagu selle jäämäe pealmine osa, et see kõik hakkab kuskilt seal seespoolt, midagi on juba seal hormonaaltaustal, eks ju, hormonaaltaustaga mingisugune mure lahti. Aga jällegi, kui me nüüd räägime sellest, et meil on vaja nahka puhastada eelkõige, siis ei ole midagi paremat kui, mis asi on nahk? Seal on ka rasuliik, mis meil aitab rasust pinda puhastada, just nimelt teine rasv. Et jällegi kõik need alkoholi sisaldavad, kõik need nahka kuivatavad asjad ei pruugi olla sõbrad siis, kui me räägime sellest, et meil on vaja seda rasust mustuse kihti nagu pealt ära saada. Ja kui sa oled nagu aru saanud, millist funktsiooni, millist toimet sa otsima lähed, siis on sul juba natukene palju lihtsam hakata reageerima või valima nendest asjadest, mis on palun väga looduses täiesti olemas ja täiesti kättesaadavad. Parimad asjad on baasõli. Jällegi, ükskõik mida me ka ei tee, ükskõik millist, ütleme siis nii funktsiooni me ei tahaks nagu saada, meil on vaja mingisugust rasuainet. Jojoba, magusmandriõli, fraktsioneeritud kookosõli, nisuidu, erinevad õlisegud, valmiskreemid. Mina olen nagu hästi selliste blendide ehk siis segude sõber, sellepärast et kui jojoba on väga kallis, siis me saame jällegi seda nii-öelda hind-kvaliteet suhet läbi selle, et seal sees on nii ühte kui teist, kui ka võib-olla kolmandat asja juures, kolmanda asjani ma kohe jõuan, siis meie kõik erinevad muud asjad, mida me tahame kasutada, näiteks seal vereringe parandamiseks, seal naha toitmiseks ja muud asjad, nad üldjuhul lahustuvad rasvades paremini. Seega baasõlist ei ole midagi paremat kui, päriselt ei ole midagi paremat. Nii et järgmine, mis võib olla veel lisaks, on erinevad vahad rasvad, kui me tahame seda toimet näiteks pikendada, näiteks me tahame niisutada üle öö, siis me võiksime vahad ja rasvad kasutusele võtta ja nendele kõikidele, mis ma enne seletasin, kas juurde segada või nende asemel kasutada. Fantastiline asi kakao või shea või kookosrasv, babassurasv, mesilasvahad, loorberivahad ja jällegi nende erinevad segud. Miks? Aga sellepärast, et nad on niivõrd taimsed, nad ongi taimsed. Mesilasvaha on poolenisti taimne, poolenisti natukene loom. Ma ei tea, mesilane on loom või. Las talle. Ma olen taimetark, ma ei ole bioloog. Ja nad juba sisaldavad väga palju mikroelemente, nad sisaldavad vitamiine, nendel on erinevad omadused ja toimed. Üks on põletikuprotsesse nagu pärssib või siis neid vastupidi kiirendab, aitab paremini läbi põdeda. Mõni neist töötab paremini just nimelt sellise niisutava faktorina ja nii edasi. Et jällegi me võime sellest kõigest pikemalt rääkida ja sa pead endale kõigepealt selgeks teha, milline on sinu vajadus. Nii et jällegi, kui ma ei saa nüüd öelda, et oi, vananemisvastane on kakao või pane sinna nüüd veel natukene viilukit ja pane sinna roosiõli juurde, see saab väga hea kreemi. Ma ei tea, millest on tulnud sinu vananemise ilmingud. Võib-olla on tulnud sellest, et sa lihtsalt jood vähem vett. Jah. Või siis sa oled tõesti kasutanud palju neid mitte just kõige paremaid UV-kaitse ühendeid sisaldavaid kreeme ja sul on vaja tegelikult lihtsalt ära puhastada. Ma ei saa öelda, et seavõi on kõige alus ja ta on super ja ta on universaalne, aga võib-olla just sulle oleks vaja midagi muud, võib-olla midagi õrnemat, võib-olla sul on vaja minna ja hoopis vaadata, kas sa ikka magad piisavalt. Võib-olla sellest on hoopis need vananemise ilmingud tulnud. Jällegi, kui me nüüd räägime sellistest kortsudest ja muudest asjadest, palun pöörake tähelepanu sellele, millise seisundiga on
sinu lihased. Lihased selles mõttes, et kui kogu aeg on hambad ristis, siis paratamatult hakkavad siia tulema need samad kortsud. Siin väga palju räägitakse näojoogast ja muust. Mina olen küll müofascial release'i spetsialist ja sellega ka, ütleme, nägusid teinud inimestel korda, aga me ei saa kunagi ära need emotsioone. Jällegi, kes on käinud minu loengutel, kes on käinud minu töötubades, ma olen palju rääkinud sellest, et emotsioonid pitseeritakse meie näole vastavate miimiliste kortsudena. Nii et sa võid sinna ka kullakreemi peale määrida, sa võid musta kalamarjakreemi sinna peale määrida, aga kui emotsioon on läbi töötamata ja me tuleme jälle tagasi sinna, et vaimse ja meelde tervisega tuleb käsikäest siis teha koostööd või siis teha nendega tööd. Et paratamatult ei aita seal ka need botox-süstid või igasugune muu keemiline sekkumine. Mis veel? Jällegi, kui ma ütlesin, et ma räägin ka sellest kolmandast asjast, just nimelt palju taimsed õlid, eriti rafineerimata kujul, loorberi, mustakeemne, vaarikaseemne, porgandiseemne õlid, kui me neid natukene paneme nendesse eelpool mainitud, kas segude juurde, vahade, baasõlide juurde, me võime täiesti muuta selle baasõli omadused, ehk siis näiteks, kui sa võtad seda sama sheahuid või sa võtad näiteks joojobad ja paned sinna mustakeemne ja loorberi õli segusid, sa saad juba väga hea põletiku, ehk siis komedoone, ehk siis akne, just nimelt aknega, selle seisundiga kaasneva näopuhastuse vajaduse korda. Vaarikaseemne oli, porgandiseemne oli, fantastilised asjad selleks, et minna päevitama ja porgandiseemne oliga, ma arvan, et isegi pole vaja solaariumisse minna, sest tal on loomulik kroonistav faktor sees. Erinevad ravimtaimede ekstraktid, jällegi, kui me nüüd räägime sellest, et näiteks meil on võimalik teha midagi, kasetõrva kasutada, meil on võimalik kasutada turvaekstrakti, meil on võimalik kasutada melissi ekstrakti, meil on võimalik kasutada mereveetikat, meil on võimalik kasutada seda suurt ravimtaimede valikut, sa võid teha ka ise, korjates näiteks seda sama angervatsa, korjates näiteks kummelit, paned õli ilusasti sinna peale ja sul paari nädala pärast on juba valmis fantastiline hoolduseliksiir enda kätega tehtud. Ja mis veel? Meil on ju olemas vägevad eeterlikud õlid, ei ole midagi lihtsamat jälle, kui võtta baasõli ja paar tilka sulle sobivat õlisegu või vastavat monoõli, panna need kokku ja kanda sinna, kuhu tarvis. Just. Paljud õlid töötavad meil ka rahustavatena, ehk siis, kui juba nahku on kahjustatud, kui midagi on juba ära juhtunud nii-öelda, et siis saab ka seda ärritust leevendada, maha võtta punetust ja nii edasi. Et jällegi kutsun üles, et tulge kuulake, mul on hästi lihtne aroomiteraapia minikursus ka, kus me räägime need asjad hästi niimoodi 4 plokiga ära, kuhu mida teha ja mis veel. Eeterlikud õlid nagu parfüümid, eks ju, kõik, mis lõhnab, on meil juba hormoonilaadne, kõik, mis on hormoonilaadne, mõjutab meie emotsioone. Nii et alati eeterlikud õlid toimivad nii keha kui ka meelde tasandil, et saad kohe topelt teha. Üksiti me saame parandada nahaseisundit ja paralleelselt tegeleda ka nende emotsioonidega, mis võib-olla ei ole kõige paremad. Me räägime ka sellest, et see kontsentratsioon on suhteliselt väike, suhteliselt madal, üsna harva me lähme sellise 25% juurde. Kosmeetikas me töötame 2-3, no maks 5%, eks ju. Et jällegi see on ju minimaalne kogus, mida kõike läheb. Ja jällegi on olemas veel need looduslikud asjad, mida mina kasutan palju, soovitan kasutada palju. Ma tean, et inimesed ka kasutavad juba palju. Need samad lilleveed, need samad taimsed ekstraktid, millest ma rääkisin, tee need ise, need saab osta. Taimsed erinevad saadused, no siin ma peaks nagu rääkima võib-olla alginaatmaskidest, minu üks lemmiktöövahend. Tegin kaua tööd selles mõttes, et otsisin koostisosi olemas nüüd. Mereveetikad, jällegi, kui me nüüd räägime sellest, et inimene on endine kala, ehk siis uskudes evolutsiooni teooriat oleme me sealt tulnud, ju siis ka merest me saame palju abi. Jällegi kõik sellised toitained, noorendavad ained, need tulevad meil mereveetikatest. Ja võib-olla 2 sõna veel. Panid sa tähele, et ma
no isegi mitte, mis panid tähele, ma kohe lausa palusin, et pööra tähelepanu, et ma ei räägi ühestki brändist, ma ei räägi ühestki tootjast ja ma ei nimeta kedagi nimepidi, miks ma seda ei tee, sellepärast, et ma ei ole ühiskonnapolitseinik, ma olen teadlane. Aga mida ma tahaks nagu siia lauale veel kord tuua, on see greenwashing. Mulle väga meeldib see sõna, ma ei oska seda eesti keelde panna ümber, ütleme siis nii rohepesu. Selles mõttes, et rääkides nüüd loodustoodete tootja seisukohalt, siis ma tean, mis tähendab toote sertifitseerimine. Ma olen neid protsesse läbi teinud, ma olen vaielnud, ma olen käed vahest tõstnud, ma olen vahest loobunud, vahest ka läinud edasi. Ja siis nende erinevate märkide, erinevate sertifitseerimisühingute, ma ei tea, firmade, ükski neist pole muide riiklik, reeglina on kõik erafirmad, siis nende seesama EcoCert-sertifikaadi väljaandmine, seal on ikka nihukesed seinast seina kriteeriumid, et kui sul on 5% mingit loodusasja sees, oled sa loodustoode. Wow. Ja mis ma tahtsin veel öelda selle slaidiga, et ole hea, varu endale parem ikka üks, ei ulata praegu võtta, mul on üks hästi sihukene armas, ma ei teagi, kus ma panin selle, äkki on käekotis. Luup. Minu parimaks selliseks tervisekaitsjaks on luup, eriti siis, kui sa sealt koostisi pealt ei näe silte lugeda. Teine on veeb, et sa võid ka veebist saada ülevaate sellest, mida inimesed panevad ja nüüd või tootjad panevad ja nüüd ma hüppan jälle tagasi selle greenwashingu teema juurde. Ja mis on nagu tihti kogu selle sertifitseerimise ja roheliste siltide väljamõtlemise juurde on see, et sa võtad mingi loodustoote, sulle öeldakse, et wow, ta on puhas organik, ta on see teine ja kolmas ja seal on meil kõik ainult naturaalsed komponendid. Sa pekki lähed, vaatad tema koostise üle, mida sa sealt leiad. Ma ei ütle, kes see on ja ma ei hakka tooma sulle näiteid või ütleme alla kriipsutama, mida kõike siis hoolas tootja on siia sisse pannud. Vaata ise, loengut sa juba kuulasid. Nii et selliste greenwashing petukauba, no ei taha öelda ka nende kohta petukauba, see on inimesed on üritanud ka midagi head ikkagi teha ja lihtsalt sellepärast, et anda tootele pikem säilivusaeg on siis sinna erinevaid alkohole ja siis formaldehüüde sisse topinud. Aga tee ise. Tee palun ise ja kui mulle öeldakse, et oi, aga mul ei ole üldse aega, 2 komponendi kokkusegamine kodus, usu mind, see ei võta palju aega. Okei, 3 komponendi kokkusegamine ei võta üldse palju aega. Kui sa vaid teaks, kui lihtne on loodustoodete valmistamine, siis ole hea, tule 6. november Tallinnas, teen seda töötuba ja jällegi minu töötoad on sellised, kus ma mitte lihtsalt ei räägi sulle ära nii, et nüüd vaatame, kas on 53 kraadi ja nüüd me hakkame kähku viskliga segama ja külmas vees, et siis me saame hea konsistentsi kätte. Ma räägin sulle ka nendest lisanditest, mida sa võid ise korjata, mida sa võid võib-olla osta, võib-olla koguda, võib-olla tellida ja saada just nimelt sulle sobib lahendus, sest nagu ma ütlesin, ma ju ei tea, millest tuleb sinu nahakuivus võib-olla sellest, et piisab, et sa ostad endale koju näiteks õhuniisuta ja see lahendab asja ära. Võib-olla sa lõpetad mõne eelneva jutu põhjal, eks ju, mõne eelmise toote kasutamise ja su nahk läheb ise ennast korda. Võib-olla sa tuled ja teeme sinu stressiga natukene tööd, sinu sundmõtetega, sinu mürgiste mõtetega ja juba läheb asi palju paremast, nii et mina ei tea, mis aitab sind, aga ma tean, milliste lähenemistega, milliste võtetega on võimalik, milliste valikute seast võid sa need valikud teha, et aidata ennast konkreetses juhtumis ja konkreetses situatsioonis. Jällegi, me räägime, on olemas kiired lahendused, on olemas baaskreemid, on olemas baasšampoonid. Mina ise tegelen näiteks selle baasšampooniga, mis on konkreetselt SLS ja paraben vaba, väga hea koostisega, see on inglise toode ja siis ka orgaanilise kreemi põhjaga, et sinna on nagu lihtne neid asju juurde sulatada, juurde segada.
Nii et jutt pikk, no 45 minutit, see ei ole minu formaat, ma ei mahu kunagi selle sisse ära. Et kui tekkis küsimusi, siis ole hea, palun kirjuta. Ma ootan sind koolitustele, ma ootan sind töötubadesse, ma ootan sind jälgimast seda kõike, mis toimub YouTube'i kanalil, mis toimub Facebooki grupis ja alati sa saad oma personaalse küsimuse mulle esitada. Ja see siis oligi enam-vähem kõik, mis ma rääkida tahtsin. Ma millegi pärast kahjuks ei näe täna chati. Ma ei tea, milles asi on, aga igal juhul tänan kõiki, kes olid. Loeng on järelvaadatav, varsti läheb üles YouTube'i. Ja nagu alati nädala pärast teen selle sama teema KKK-d. Aitäh kõigile ja Maiu, kasetõrba saad minu käest. Ainuke asi, mis ma praegu nägin, millegi pärast läks chat tööle nüüd. Ma ei tea, ma ei klõpsinud midagi. Aga imelist pühapäeva sulle. Naudi seda külluslikku sügist. Tšekka, kirjuta ja kohtume.